No nii, algas vist see kõige ägedam periood. Ehk siis mul hakkas depressiivne faas pihta. Ma juba mitu päeva juba kahtlustasin, et hästi kahtlane selline meeleolulangus on tekkinud. Aga mõtlesin, et võib-olla äkki see on lihtsalt väsimusest, mis küll see läheb paremaks. Aga ei, sellised kahtlased imelikud nagu mõtted ka peas, et ma ei tea, vahetuks töökohta ja ma ei tea, äkki ikka ei läheks kooli, kas ma ikka suudan vaimselt hakkama saada. Hästi palju kahtlusi enda suhtes, kas ma ikka saan hakkama, äkki ma ikka ei saa hakkama, siis ma pean jälle mingi katkestama õpinguid. Või siis ma ei tea, peab töökohta vahetama, sellepärast et ma ei saa hakkama, onju. No ja kolmandaks, koeral on käpaga jälle jamad. Kes ei tea, meil talvel oli tagumise parema käpa osaline sidemerebend. Käisime 2 korda süstil ja peale selle tal nagu imeväel järsku kõik oli korras. Aga arst kahtlustas seda, et tal lihtsalt mõjub ja kestab valuvaigisti nii kaua, et ühesõnaga olla valmis. Ja nüüd siis eelmine nädal ta hakkas tagakäppa jälle lohistama. Et sellised toredad uudised. Ma ei tea, mul siuke magan, isegi ei taha öelda halvasti, sest et see on veel ilusalt öeldud. Magan ülimalt sitasti, ülimalt. Mu pea valutab. Ma ei ole mitte midagi peaaegu varsti tegelikult, no midagi ma ikka näksisin, aga siukest normaalselt. Ma iga vlog haigutan, täiesti haige. Ühesõnaga normaalset söögikorda mul oli peaaegu 24 tundi tagasi. Kas ma tahan süüa? Ma ei taha süüa. Mul depressiivse faasiga on see asi, et mul tekib söömishäire. Ehk siis ma ei söö väga midagi. Ma võin, ma ei tea, kord päevas süüa ja see on ka nagu okei. Tegelikult ei ole. Ma võin arendada endal toitumis- või söömis- või toitumishäire, mis ei ole hea, sest et nende ajal mind iiveldab täiega peale söömist ja nii edasi. Siuke hästi selline vastik asi. Pean hästi palju sundima ennast sellises olekus nagu. Kõige kurvem on see, et ma sain just näonaha enam-vähem korda, sest et eelmise depressiivse faasiga läks mul näonahk pekkis, sest et ma ei hooldanud seda enam. Nii nagu ma või selles aktiivse faasi ajal tegin. Siin need on sääsehammustused, täitsa haige. Nad nagu, mina ei tea, ei ole kuhugi muusse kohta nagu hammustada kui näkku. Kui te küsite, kuidas mul selle igemega või mina ei tea, mis asi see lõppkokkuvõttes oligi, ta juba tõmbub tagasi, aga mul tekib siiapoole nüüd. Nii et ma ei tea, mis see on. Ühesõnaga, kõik on pekkis, kõik on lihtsalt nii pekkis, kuigi tegelikult ei ole. Aga mu aju praegu toodab mis ongi kortisool on mul niikuinii, kuna mul juba ärevus hakkab vaikselt tekkima. Ma juba eile tundsin, et mul hakkab ärevus tekkima. Kuigi nagu põhjust ei ole, eks onju. Noradrenaliin äkki oli see sama hormoon, või äkki see oli hea hormoon või see oli halb hormoon. Noradrenaliin.
ei ole, ma ei mäleta. Ühesõnaga, ma üritan neid hormoone või asju, mida aju siis toodab, onju. Üritan nagu endale selgeks teha ja proovin kuidagi neid tegevustega nagu veits tagasi tõmmata. Sest et hästi palju asju ma pean ikkagi ise tegema. Rohud ikka kõik ära ei tõmba. Vot, niimoodi. Ma ei tea. Ma ei oska nagu mitte midagi öelda. Samas mul on nagu vist esimene depressiivne faas uue raviskeemiga, sest mul tõsteti fluksi. Just nagu veits rohkem peaks aitama selle depressiivse faasi all nagu tagasi tõmbama. Kuigi ma ütlen niimoodi, et ma üldse ei saanud aru sellest, et mul oli aktiivne faas. Mõtlesin, mul on puhkefaas üldse. Aga ma ei tea, võib-olla see on võimalik niimoodi, et puhkefaasist läheb depressiivsele faasile. Aga siis on nagu depressiivne faas, puhkefaas, depressiivne faas. Teatud sellistel hetkedel ma tahaks nagu täiega nutta, sest et ma olen fucking väsinud sellest bipolaarsusest. Te näete ise ka arvatavasti, et see segab mul elada, see segab täiega elada. See meeleoluhäire on ikka väga hull. Ma ei tea, ma isegi ei oska öelda, kas parem oleks võinud mul ATH olla või meeleoluhäire. Ei tea, kas kellegi ATH on või? Tegelikult mul on suht palju inimesi, kellel on ATH. Neil tundub suht ok olevat. Nad saavad narkse ja normaalne siuke. Mina saan meeleolu stabilisaatoreid ja hunnikuid antidepressinte. Et mitte ukse ennast tõmmata. Ja. Seda halb on see ka, et ma ei saa praegu psühhoteraapias või mul on praegu aega täiesti lõpp. Magavate öö. Ja ühesõnaga kliinik on praegu kollektiivses puhkusel. Ja nad tulevad alles nüüd augusti alguses tagasi kõik. Niimoodi. Bloogidega ma ei oska praegu öelda, kuidas läheb. Võiks ei oska. Siis kui mul tekib tuhin või energiat natukene jääb üle, siis ma bloogin. Arvatavasti ma räägin lihtsalt, kuidas ma läinud on. Mingeid uusi projektasju ma praegu võtta, et mul lihtsalt tuimalt ei ole lihtsalt energiat selle jaoks. Ma üritan lihtsalt ellu jääda selles faasis. See ongi mu siuke ellujäämise faas. Vihkan seda faasi. See üldse ei sobi mulle. Võt niimoodi. Aga aitäh, et vaatasite järjekordselt ja ma ei tea, näeme järgmises blogis juba. Sorry, ma ei oska kuidagi lõpetada paremini. Ma lihtsalt ei tea, mis ma tahan. Okei, aga aitäh.